Tere kõigile Delfi erisaate kuulajatele. Täna on Venemaa-Ukraina täiemahulise sõja 1317. päev. Rahu ei paista. Samal ajal, kui Poola kukuvad droonid ja Eesti kohal tiirutavad relvastatud hävitajad, on Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee meie suureks üllatuseks vastu võtnud otsuse lubada Venemaa ja Valgevene sportlased oma tiitlivõistlustele tagasi alates 2026. aasta märtsis toimuvate Milano Cortina parataliolümpiamängudega ja sealt edaspidi ka. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste ja minu külaliseks on Eesti Paraolümpiakomitee president Monika Haukanõmm. Tervist! Tere päevast kõigile! Mulle meeldib alati oma külalistelt küsida, kust tulete ja kuhu lähete, ehk siis mis tegevuste kõrvalt me teid täna ära tõmbasime? See on päris hea küsimus, et eks minult päevast võtab suure osa kindlasti Paraolümpiakomitee juhtimine, samamoodi ka Eesti Naisliit, aga pole siin midagi ka varjata, ehk lähenevad kohaliku omavalitsuse valimised, mis on juba 2 nädala pärast, aga õnneks, nagu öeldakse, ka need saavad varsti läbi. Meil täna teid kandidaadi numbrit ei luba siin eetris öelda, aga jätkame paraolümpia teemadel. Möödunud laupäeval Lõuna-Koreas Soulis toimunud Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee ehk IPC peaassambleel toimus hääletus, kus otsustati mitte pikendada Venemaa ja Valgevene Paraolümpiakomiteede liikmesõiguse osalist peatamist. Keeruline jutt kokkuvõttes on see, et Milano paraolümpiast alates on Venemaa ja Valgevene lipp kõrvuti teiste lippudega, sealhulgas Eesti, Ukraina ja meiega sarnaselt mõtlevad riigid sealhulgas. Soome Paraolümpiakomitee president ütles selle peale, et oleks nagu puuga pähe saanud ja selline tunne on ausalt öeldes paljudel inimestel. Mis seal Koreas toimus? Vastab tõele. See puuga pähe väljend on päris täpne. Eks see tabas valdavat osa Euroopa riikidest päris tugevalt. Ma võtaks korraks ühe sammu tagasi ja läheks augusti lõppu. Augusti lõpus toimus Londonis Euroopa Paraolümpiakomitee, kuhu kuuluvad siis Euroopa regiooni riigid, peaassamblee. Ja seal seda teemat, kas Venemaa ja Valgevene parasportlased lubada tagasi rahvusvahelisele areenile, üldse ei võetud arutada. Jah, me omavahel seda loomulikult arutasime, aga seda ei pandud ei päevakorda ega ka mitte hääletamisele, sest kõigil oli selge. Siin ei ole mitte midagi arutada, sest endiselt pommid langevad, sõda ei ole kuhugi lõppend ja Venemaal puudub ka igasugune soov astuda tegelikult reaalseid samme, et see lõppeks. Seega Euroopa Paraolümpiakomitee poolt meie läksime kõik liikmesriigid sellise selge arusaamisega ka kuu hiljem toimuvale rahvusvahelisele kohtumisele selle teadmisega, et kui mitte siis täielikult keelustada, siis vähemalt me jääme sama otsuse juurde, mis on neutraalsena lubamine. Kahjuks üllatus oli väga suur. Kui esmajärjekorras, me hääletasime 2 korda Soulis. Esimesel korral pandi hääletusele otsus, et võtta ära Venemaalt ja Valgevenelt õigus üldse osaleda, ehk siis täieõiguslik eemaldamine. Seal me saime aru, et valdav enamus seda ei toeta, mõistsime seda, ja läksime järgmisele hääletusele, ehk siis neutraalsus, sellise ootusega, et vähemalt seal on see konsensus meil olemas. Ma vahepeal märgin, et 55 delegaati oli selle poolt, et võtta täielikult ära ja 111 oli vastu. Just, täielikult, just. See on väga julm number. Ja see oli juba natuke meile selline ka häirekell, see tulemus. Me omavahel loomulikult me tegime ju kogu aeg selgitustööd. Ka minu kõrval istusid erinevad Aafrika riigid, me selgitasime neid olukorda, kuidas meie seda olukorda näeme, kuidas Eesti vaatest me näeme, mis toimub praegust Euroopas, Eestis, Taanis, Poolas ja nii edasi. Kas selgitamine toimus laua taga hääletuse ajal või enne hääletuskoridorides? See on selline nagu ikka sellistel suurtel rahvusvahelistel kohtumistel, et küll kohvitassi taga, küll laua taga, kui sa ootad mingit tulemust. Ja need vestlused tundusid mulle, et inimesed mõistavad. Aga lõppkokkuvõttes sa saad aru, et tegelikult see ei muutnud seda olukorda. Sest kui me saime vastu tulemuse 77 neutraalsena osalemise poolt ja ülejäänud vastu,
siis see oli 91 vastu. See oli šokk tegelikult. See oli šokk. Muidugi, me ju mõistame seda, et see oli demokraatlikult tehtud otsus, seda tuleb aktsepteerida, aga see ei meeldi meile. Ja nii minu kui Eesti Paralümpia seisukohta iseloomustabki tegelikult kõige paremini meie hääletustulemus, mõlemal korral hääletada Venemaa ja Valgevene parasportlaste tagasi lubamise vastu. Aga nüüd tuleb sellega edasi minna ja vaadata, kuidas ise reageerida, kuidas sellele reageerib rahvusvaheline üldsus, Euroopa riigid ja nii edasi, nii et ma arvan, et see otsus, üks asi on mõelda sellele, mis saab Milano Cortinas, aga teine teema on hoopis, mis saab peale Milano Cortinat. Kas te teadsite, et Soulis küsimus üldse hääletusele pannakse? Jaa, loomulikult me teadsime seda, sellepärast, et eelmine otsus oli võetud tagasi vastu 2023 ja see oli tehtudki sellisel moel, et järgmise täiskogu ehk siis assambleeni, kus seda küsimust uuesti arutatakse. Tol korral Bahreinis loomulikult me ju lähtusime sellest, et 2 aasta pärast on sõda kindlasti juba lõppenud ja keegi ei kujutanudki ette, et me peame selle teema juurde üldse tagasi tulema 2 aasta pärast, aga me teadsime, et see tuleb, aga me olime päris enesekindlad ja arvasime, et maailm mõistab seda. Millised need hääletustulemused umbes 2023 olid? Ma kujutan ette, et peast ei mäleta, aga enamus oli selle poolt, et neutraalsena võivad. Ja, ka tol korral oli see, et nad võivad tulla osalema neutraalsete sportlastena ilma oma sümboolikata. Aga loomulikult kui sel korral oli see kaalukauss 77 poolt või vastu ja nii edasi, siis tol korral oli täpselt teistmoodi, et see ülekaal ei olnud väga suur. Ehk siis paljud maailma riigid, kas seda meeldib meile endale tunnistada või mitte, ei näe seda olukorda nii nagu meie. Paljude jaoks on Ukrainas toimuv kauge ja neile tundub, et see ei puuduta meid. Mõnikord öeldakse ka diskussioonides seda, et aga maailmas on veel sõdasid, vaadake seda, mis toimub ka Gazas ja nii edasi, aga see ei muuda meie suhtumist olukorda. Sest minu arust oleks väga hea, kui nendes kõnedes, mis seal peeti, kuulatakse neid ja nende arvamust, kes on vahetult sellega puutumuses. Kes see kõnesid pidasid sel teemal? Sellel kõnede puhul, nagu ikka, loeb nobedate näppude voor. Et erinevad riigid, nii Aafrikast kui Euroopast, aga ka üle maailma erinevad riigid, ka minul oli kõne valmis, ja kindlasti mina oleks pidanud selle kõne väga selle poolt, et mitte lubada, aga kahjuks ajaliste piirangute tõttu järjekord minuni ei jõudnud ja see kurvastas mind ja samamoodi ma tean, et ka minu Läti kolleegid olid selle üle väga kurvad, et nad ei saanud oma 3 minutit kõneks kasutada. Kas ukrainlased said rääkida? Jaa, loomulikult ukrainlased said rääkida, nad tegid seda ühelt poolt väga tasakaalukalt, aga loomulikult ka pannes juurde selle igapäevaelu emotsiooni ja kurbuse. Aga loomulikult said vastusõnaks ka nii Valgevene kui Venemaa, kes kasutasid kogu oma poliitilist retoorikat, et jätta mulje, et just kui tegemist ei ole üldse tähtsa küsimusega ja et ei tasuks sporti ja poliitikat segamini ajada. Aga me ju teame väga hästi, et sport ja poliitika käivad käsikäes. Kui see otsus ära koputati, milline oli reaktsioon? Ma mõtlen esimest reaktsiooni, kas aplodeeriti? Reaktsioon oli selline kahetine, et kõigepealt ma vaatasin oma kolleege Euroopast ja ka mitte ainult Euroopast, siis nad lihtsalt istusid natuke selliste tühjade pilkudega, et mis see oli. Aga tuli ka loomulikult aplausi. Aga see aplaus ei olnud kindlasti kõikehõlmav, vaid selline pigem tagasihoidlik nende riikide poolt, kes seda väga soovisid, seda otsust. Saite te siis lõpuks ka sotti, kuidas see otsus ikkagi eestlaste, ukrainlaste, poolakate ja põhjamaade ja meiega sarnaselt mõtlevate riikide selja taga ära tehti? Mis tööd seal taustal on tehtud Venemaa poolt? Ma arvan, et need, kes on poliitikat jälginud ja rahvusvahelisel tasandil tehtavat, siis see on väga peen, see on väga, väga selline järjepidev töö. Ja loomulikult Venemaa oli teinud
väga korralikku tööd, loomulikult selgitustööd, need kirjad, mida oli ka saadetud kõigile Paralümpiakomitee liikmetele, olid põhjendatud erineval moel, siis kindlasti tuleb tunnistada endale, et antud hetkel olid nad olnud väga veenvad ning kindlasti mul ei ole mitte mingisuguseid fakte ega ma ei saaks seda ka väita väga, aga nii mõnigi Aafrika riik tunnistas ka seda, et nad vajavad ka abi erineval moel, ka finantsilist abi oma keerulistes olukordades, et viia parasportlased paralümpiamängudele ja nii edasi. Loomulikult nad ei nimetanud ühtegi riiki, aga paratamatult jäi ka selliseid tundeid, et Venemaa pakub neile seda abi? Et seda abi pakutakse ja kasutatakse väga palju erinevaid meetodeid diplomaatiast, ärist ja kõigest, et seda oma tahtmist saada. Ning nagu ütlesid ka minu kolleegid mõnest Aafrika riigist, et meie jaoks on sõda igapäevane. Et see ei ole ju midagi erilist või eriskummalist, aga kahjuks meie siin, mitte kahjuks, vaid õnneks, meie oleme harjunud teistsuguse olukorraga ja meie jaoks on see vägagi oluline teema ja siin ei saa teha tegelikult kompromisse mitte mingil moel. Kas nende viimaste kuude jooksul, mis sellele peaassambleele eelnesid, on Venemaa või Valgevene Paralümpiakomitee ametnikud ka kuidagi eestlastele lähenenud, et püüda enda paati saada? Ma tahan uskuda, et nad ei teinud seda juba sellepärast, et nad teadsid, et nad ei saavuta mitte midagi. Ametlikud kirjad loomulikult meile tulid, mis tulid kõigile rahvusvahelise Paralümpiakomitee liikmetele. Neid me oleme näinud, aga see on ka kõik. Nii et ma usun, et nad ei pidanud oluliseks meid ümber veenma hakata, sest see oleks olnud tulutu. Mis nüüd saab edasi? Me oleme näinud rahvusvahelist olümpialiikumist kajastavas portaalis inglise keeles juba teie kommentaar, Kersti Kaljulaid, EOK president on seal sõna võtnud. Muudes portaalides samuti erinevad riigid võtavad sõna peamiselt vastu. Need, kes poolt on loomulikult õnnelikud, nemad ei pea enam rääkima, aga mis on järgmised sammud ja tegevused, et püüda seda otsust veel ümber muuta? Nagu ma ütlesin, siis rahvusvahelise Paralümpiakomiteesse kuulub peaaegu 200 riiki. Ja see on tehtud peaassambleel, mis on demokraatlikult otsustanud sellisel moel. Aga see muidugi ei tähenda, et meie peame nüüd istuma siin käed rüppes. Mida me teeme? Me kindlasti koostöös ka olümpiakomiteega tegutseme. Võtame kaasa kõik meiega samamoodi mõtlevad riigid ja esmajärjekorras soovime meie omalt poolt saada koostöös Euroopa Paralümpiakomiteega seisukohta, kuidas edasi minna, millised on meie järgmised sammud. Samamoodi meie soov on teada saada, et kuidas antud otsusesse suhtub Euroopa Komisjon, kuidas sellesse suhtub Itaalia riik, samas kuidas suhtuvad sellesse paralümpiat ja olümpiat korraldavad linnad ja rahvusvaheline üldsus Euroopas ja võib-olla on üks võimalik samm see ka, et kutsuda kokku erakorraline uus peaassamblee, kui selleks saavutatakse kriitiline hulk meiega ühtemoodi mõtlevaid riike. Aga see on sellised pikemajalised sammud, mis võtavad kindlasti aega ja kindlasti me peame jätkama seda tööd, et selgitada, miks meile see otsus ei ole rahuldust pakkuv või et mitte öelda kohe, et me kohe üldse ei ole sellise otsusega nõus. Kultuuriminister Heidi Purga ütles see nädalal, et Suurbritannia eestvedamisel on toimumas mingi rinde moodustamine. Saate sellest midagi lähemalt rääkida? Ma arvan, et sellest on veel päris vara rääkida, aga nii
Euroopa Paralümpiakomitee kui Suurbritannia, aga samamoodi täpselt selliseid sõnumeid oleme me omavahel Balti riikidega rääkinud, Põhjamaadega rääkinud, et selliseid initsiatiive hakkab tulema nüüd erinevalt poolt, et kooskõlastada oma järgmisi samme, aga millised need täpsemalt olema saavad, et täna on sellest veel natuke vara rääkida. Kas üks võimalik samm võiks olla ka boikotiga ähvardamine? See on kindlasti üks võimalik strateegia, aga üks võimalik mitmetest. Mis on meie ülesanne, on tegelikult ennekõike kaitsta meie sportlasi, seista ausa mängu eest ja tagada selline turvalisus. Mis see tähendab? Et kindlasti neid otsuseid, kuidas edasi minna, ei tohi teha täpselt nii kuumalt süüa seda suppi, kui see on keedetud. Täna on vähem kui nädal möödas. Ehk siis need arutelud ka riigiga, rahvusvahelise tasandiga, meie sportlastega, see tegelikult seisab kõik ees. Ja see, kuidas astuda järgmisi samme nüüd Milano Cortina suunas, sõltub väga paljuski tegelikult sellest, et saada teada, kas on üldse olemas reaalne võimalus, et Venemaa või Valgevene lipp tegelikult lehvib seal lipumastides või mitte. Kui me teame täna seda, et Milano Cortinas on 6 ala, milles võisteldakse. Et need on ratastooli kurling, parajäähoki ja võib-olla siis tuntumalt kelguhoki, laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, mäesuusaalad ja lumelaud. Me teame seda, et teatud aladel, isegi kõige suurema tahtmise juures, ei ole võimalik sanktsioonide alt pääsenud parasportlastel nendele mängudele jõuda. Toome näiteks ratastooli kurlingu näite, kus Eesti sportlased on tõesti maailma 8 parima hulka jõudnud ja lunastanud endale paralümpiapileti. Et ratastooli kurlingus on väga selge, et Venemaa ja Valgevene parasportlastel ei ole võimalik sellele turniirile jõuda. Miks? Sest eelneva 3 aasta jooksul nad on sanktsioneeritud olnud ja World Curling on selle välistanud. Ehk siis nad ei saa tulla ja me ei võistle nendega. Sama on praktiliselt seis ka näiteks kelguhokiga, kus nad ei ole saanud koguda punkte, neil puudub tegelikult reaalselt võimalus juba ka nendele mängudele jõudmine. Ja samamoodi rahvusvaheline näiteks laskesuusatamise föderatsioon on ka juba 22. aastal teinud otsuse, et nad ei luba Valgevene ja Venemaa parasportlasi mängudele, ehk siis ka eelvõistlustele, ehk siis ka sinna nad ei jõua. Mis on meie jaoks selline üks kuupäev, mida me ootame? Me ootame 21. oktoobrit ja miks? Sellepärast, et sellel päeval koguneb siis rahvusvaheline suusaliit, kes korraldab siis 3 alal 6 eelvõistlusi. Kas nad lubavad neutraalsetena Valgevene ja Venemaa sportlasi? Neutraalsetena. Siiamaani see ei ole olnud võimalik. Ja meie esimesed indikatsioonid on ka sellised, et nad ei kavatse oma otsust muuta. Aga me tegelikult ei tea, otsustame ära 21. oktoobri, sest kõik see, millest ma täna praegust räägin, on see teadmine, mida me omame täna, nüüd ja praegu. Ja see võib muutuda. Kui ka FIS ei muuda oma otsuseid Valgevene ja Venemaa sportlaste osas, siis on väga suur tõenäosus, et nendel 6 alal tegelikult need sportlased ei jõua paralümpiamängudele ja vähemalt need mängud me saame ilma selle taagata peetud. Kas siis tähendab, et ka nende ametnikke ei kutsuta avatseremooniale, et me ei näe ka avamisel ja lõpetamisel Venemaa lipu ja Valgevene? See on väga hea küsimus loomulikult, aga ma ei saa seda täna ju öelda, sellepärast, et need otsused peab tegema rahvusvaheline paralümpiakomitee, kes korraldab paralümpiamängusid. Ja millisele otsusele nad jõuavad, me tegelikult täna ei tea. Kas ametnikud on lubatud või mitte. Sellest sõltub päris palju, aga need vestlused on meil kõik ees. Õnneks on meil veel mõni kuu aega, et neid võistlusi pidada ja otsuseid teha. Aga mina ütlen veel kord, et ennekõike
on tähtsad meile siiski meie sportlased, et nemad, kes on terve pool elu võib-olla näinud vaeva selle nimel, et selle 8 parema hulka näiteks ratastooli kurlingu puhul jõuda. Et selliseid otsuseid me ei tohi teha kindlasti kergekäeliselt ja võtta kelleltki ära mingite hetke emotsioonide najal mingeid võimalusi, aga ükskõik, kuidas pidi me siis lõpuks selle otsuse teeme, see peab olema väga kaalutletud, väga läbi arutatud ja väga kindel. Aga need on meil ees. Kas see otsus saab olla ainult Eesti Paralümpiakomitee teha või te vaatate ka riigi poole? Jaa, me vaatame riigi poole ka. See on minu siin kindel seisukoht. Et jah, väga faktiliselt on ju nii, et selle otsuse peabki langetama Eesti Paralümpiakomitee koostöös oma sportlastega, aga ma arvan, et see antud küsimus ei ole nii sama lihtne, et lihtsalt Paralümpiakomitee seda otsustab. Kindlasti on see palju raiem, see on ka välispoliitika küsimus, see on riigi ametliku poliitika küsimus Ukraina sõjasse, ehk siis kindlasti need konsultatsioonid nii Kultuuriministeeriumiga, aga minu hinnangul ka Välisministeeriumiga on väga olulised. Ja need ootavad alles ees? Ja need ootavad ju alles ees, sest täna on liiga vähe aega meil mööda läinud ja nagu ma ütlesin, siis meie jaoks on oluline aru saada, kui suur on tõenäosus, et need lipud lehvivad ja kas meie sportlased ühel või teisel moel peaksid nendega koos võistlema. Täna me Milanos teame, et ei pea, selles me oleme kindlad, aga mis saab edasi? Mis saab peale Milano Cortinat on minu arvates palju isegi teravam küsimus, sest kui see Milano Cortina puhul me saame öelda, et suure tõenäosusega ei osale, siis edaspidi on ju need uksed valla. Tulevad parakergejõustiku maailmameistrivõistlused, mis praegu toimuvad New Delhis, Indias, tulevad ujumise maailmameistrivõistlused, aga ikkagi neil ei ole ju nii suur kõlapinda, kui on paralümpial. Parasportlased on staarid sel ajal, nendel 2 nädalal, kui toimuvad paralümpiamängud suve või tali. Tõsi, loomulikult on nad staarid, aga ma arvan, et ka olgu need Euroopa meistrivõistlused või maailma meistrivõistlused, siis küsimus on ka ausas spordis, läbipaistvas spordis. Nagu me teame, siis Venemaa sportlased ei ole olnud ka maailma antidopingu vaateväljas nendel aastatel. Ehk siis minu küsimus on, kas see, et nad tulevad sellele areenile ilma antidopinguta, mingitest teistest skeemidest, on ausport või seda mitte ei ole. Ehk siis ma loodan, et spordiüldsus ja kõik vastutavad osapooled võtavad seda otsust, mis tehti väga tõsiselt ja et kuidas me saame minna ja liikuda uuesti tagasi selle poole, et sportlased, kes jõuavad, teevad ausat sporti, dopinguvaba sporti ja muidugi meie siit poolt vaadates ei taha näha, et kõrvalraja peal ujub võib-olla kahtlase taustaga sportlane, mis ei jäta seda muljet. Meie ülesanne on praegusel hetkel kaitsta meie sportlasi. Rahvusvahelise Paralümpiakomitee brasiiliases president Andrew Parsons, kes mitte väga kaua aega käis ka Eestis 2023. aasta alguses, ütles hiljuti BBC-le: paljud inimesed teavad minu isiklikku seisukohta, ma ei usu, et seda peab praegu mainima. Ma töötan IPC jaoks ja pean jälgima seda, mida liikmed otsustavad. Kas teie teate tema isiklikku seisukohta? Just selles küsimuses. See on väga hea küsimus. Ma tean seda seisukohta, millest me oleme omavahel rääkinud. Mina olen härra Parsonsiga 2 korda seda teemat puudutanud ja küsinud otse tema seisukohta Venemaa ja Valgevene tagasi lubamise osas ja ta mõlemal juhul mulle kinnitanud, et nad ei peaks olema mängudele kaasatud ja ta on andnud ka väga tugevalt soovitusi oma seisukohti rohkem selgitada, jõuliselt selgitada ja nende eest ka seista. Aga ma mõistan ka seda, mida ta ütles, et tema juhina peab lähtuma sellest, mis otsuseid teevad meie liikmed, aga ma muidugi oleks oodanud, et ta ütleb välja ka selle oma seisukoha, mis on isiklik ja et ta oleks kinnitanud seda ka avalikult, mida ta on ka on eravestlustes kinnitanud, et ta on tagasilubamise vastu.
Aga kas teil ei oleks olnud sellist võimu, et seda küsimust mitte hääletusel panna, kuni sõjategevus kestab? Sest nagu ta ütles ka 2023, et põhjused, miks me selle esialgse otsuse tegime, ei ole muutunud. See oli 2 aastat tagasi. Ja ikka ei ole muutunud. Ja Euroopa poole pealt meie olime selle päevakorda panemise osas väga kriitilised. Me olime sellel seisukohal ja mina olen sellel seisukohal, et seda küsimust ei oleks pidanud üldse päevakorda panema. Rahvusvaheline Paralümpiakomitee selgitas seda faktiga, et 2 aastat tagasi tehtud otsus oligi ajutine kuni järgmise koosolekuni ja nad olid sunnitud sellest panema. Aga ma peaks ütlema, et võib-olla oleks leidnud siiski mõne tee, et seda ei oleks pidanud arutama üldse, sest tegelikult see mitte midagi ei ole muutunud. Ja see oli üks selline võib-olla kriitika koht, mis oli ka presidendi valimistel, et mis puudutas ka, kas härra Parsons tagasi valida või mitte, et paljud riigid olid väga kriitilised selles suhtes ja seda näitas ka hääletamistulemus. Igal juhul suur Venemaa diplomaatia triumf, mis võib avada, vaielge, kui ma eksin, tee ka teistele spordiorganisatsioonidele. Näete, Paralümpiakomitee võttis vastu õilsa otsuse, pani küsimuse hääletusele, miks seda ei võiks teha meie. Ja me nägime, milline maailma meelsus demokraatilises hääletuses. Te viitasite väga valusale punktile. See annab see otsus, mis on täiesti kahetsusväärne, annab võimaluse tõesti see lauale uuesti tõsta. Ja täna me juba teame, et nii mõnigi organisatsioon, kellel seisavad need koosolekud ees ja otsustused ees, tunnevad seda survet. Ja nüüd sõltub kõik nende organisatsioonide juhtidest, kas nad sellele survele, sest me teame väga hästi Venemaa diplomaatia tugevaid külgi ja nende mõjutusvõimekust, et kuidas sellele vastu panna. On organisatsioone, kes on öelnud mulle, et mitte mingil juhul me ei muuda oma otsust. Aga on organisatsioone, kes juba on natuke hakanud võib-olla oma jalga väristama ja ütlevad, et aga meie võistlused muutuksid tugevamaks, konkurents suureneks ja ärgem ajagem segamini sporti ja poliitikat. Aga ma ei ole sellega nõus. Olete te rääkinud ka EOK presidendi Kersti Kaljulaidiga? Tahtsime teda võõrustada ka täna siin saates, aga teised tegevused tal kahjuks ei lubanud. Jaa, me oleme päris mitu korda seda teemat arutanud omavahel, arutanud ka strateegiat, milliseid teid valida ja me oleme, mulle tundub, et saame asjadest ka Eesti Olümpiakomitee presidendi proua Kaljulaidiga väga ühtemoodi aru ja ma olen täitsa kindel, et sellel teekonnal me üksteist toetame. Suur tänu teile saatetusse tulemast, soovin teile edu selle võitluse eestvedamisel, vähemalt meie geograafilises laiuskraadilt vaadatuna ja aitäh kuulajatele kuulamast. Aitäh kuulamast ja järgmiste kordadeni. Järgmise korrani.